Ma ei tea, kas saab olla midagi veel ogaramat kui see lugu Saksamaalt pärit transmehest, kes pöördus islamiusku, muutis oma nime Fatimaks ja otsib nüüd Dubais rikast araablasest poissõpra. Issand. Jumal, hoidku meid kõiki. Tegelikult arvad sa, et nüüd tuleb kõik paremini esile, sest päike mõjub lihtsalt teistmoodi ja enam ei paista nii palju päikest ülevalt. Ilmselgelt ei tea ma üldse, mida ta ütleb või mida tema ütleb või mis iganes praegu, ma tegelikult ei saa aru. Ma ei suuda isegi öelda, kas see on nali. Mulle tundub, et see peab olema nali, sest sa ei saa ju tõsiselt arvata, et leiad endale rikka araablasest poissõbra. Nagu, issand, unusta hetkeks see, et sa oled trans. Lihtsalt unusta see korraks. See ei hakka toimima, kallis. See lihtsalt ei hakka toimima. Aga me peame rääkima, miks see nähtus toimub, sest ma arvan, et üha rohkem inimesi saab aru, et midagi on natuke valesti. Ja me näeme seda igal pooleks. Nii et, doktor Maluf postitas. Kas keegi saab mind aidata sellest aru saada, sest ma tõesti ei saa aru. LGBT inimesi vangistatakse, piinatakse ja tapetakse nendes islamistlikes riikides. Kuidas siis on võimalik, et nemad on nende islamistlike riikide suurimad toetajad? Ja Larry Sanger vastab sellele nii, ning ma arvasin, et me peaksime selle ette lugema. Esiteks, janunevad woke-progressiivid, intersektsionaalsed aktivistid pidevalt kinnituse järele oma moraalsele üleolekule, mida nad tavaliselt saavad, kaitstes neid, keda neile öeldakse olevat ohvrid ja näidates oma üleolekut nii väidetavate rõhujate kui ka kõigi nende ees, kes ei näita piisavalt tugevat toetust. Voorus signaliseerimine on sotsiaalselt väga mõjukas ja seletab suure osa sellest, mida woke-tegelased ütlevad ja teevad. Põhimõtteliselt on kogu mõte selles, et igaüks, kes selle mehe postitust jagab, tunneb end pärast seda paremini. Miks? Ilma mõjuva põhjuseta. Aga kuna nad mõtlevad, et kui me toetame selle loo suurimat ohvrit, siis tunneme end ise paremini. Meie oleme selles loos need head inimesed. See on üsna igav, aga on naeruväärne, et sa tunned, et pead endale kinnitust saama sellega, et oled kõige suurema ohvri, kõige valjem hääl, eks? Olgu, see on esimene punkt, Larry sõnul. Teine põhjus on see, et on ainult üks tähtis rõhuja ja see on lääne tsivilisatsioon ning selle kaitsjad. Nii et kui mõnda rühma, nagu islamistid, transinimesed, ebaseaduslikud sisserändajad ja nii edasi, võib pidada lääne poolt rõhutuks, siis neist saavad ohvrid. Siis neid aidatakse. See tähendab, et nende eesmärke hakatakse edendama ja iga kahju, mis neid tabab, saab päeva teemaks. See tähendab maailma halvimad inimesed, kõige hullemad rõhujad läbi aegade on muidugi need läänlased, kes julgevad lihtsalt elada vabaduse, õnne ja väärtustega. Teate küll, see on vastik. Miks me peaksime seda tahtma? Ja seega, igaüks, keda võiks pidada lääne poolt rõhutuks. Isegi kui selle iroonia on naeruväärne, sest muidugi on islamistidel, ebaseaduslikel sisserändajatel ja transinimestel olnud läänes rohkem vabadust kui enamikus teistes maailma paikades. Aga kedagi ei huvita see. Kui lääs on probleem, siis kõik hakkavad seda vihkama. Ja kolmas põhjus on see, et ainsad ohvrid, kes loevad, on need, kelle kaitsmine aitab hävitada lääne tsivilisatsiooni või need selle osad, mis seisavad sotsialistliku, võrdõigusliku ja woke utoopia teel. See kogu utoopiline idee on naeruväärne, kuid see on mõte, mis avaldub üha enam ja enam ning mõista, et kui sa eemaldad ühe probleemi, siis lood teise probleemi. See ei ole inimeste jaoks mugav mõte. Nii et nad tahavad teeselda, et kõik võiks lõpuks olla täiesti korras, kui sa lihtsalt aktsepteeriksid tõsiasja, et utoopia saabub lõpuks. Mis ilmselgelt ei ole nii. Aga kui sa oled keegi, kes saab aidata, hävitada neid inimesi, kes väidavad, et utoopiat ei eksisteeri, ehk siis nagu läänlased, kes suudavad ise mõelda, siis oled sa parim inimene ja sa oled ohver, kes on meie jaoks oluline. Kui sa tahad läänt hävitada, siis me toetame sind, isegi kui see tähendab olla täiesti rumal ja naeruväärne. Moslemid võivad nõrgestada lääne tsivilisatsioone kuritegevuse suurendamisega, sealhulgas vägistamisjõukudega. Ilmselgelt ma loen seda ette. Getode loomine ja terrorismiga ähvardamine šariaadi seaduse alusel. Mõtle mitmele Euroopa linnale, kus on suured assimileerumata islamistlikud elanikkonnad. Transliikumist saab kasutada jõhkra relvana, et indoktrineerida lapsi LGBTQ rõõmudesse ja lõhestada kristlikke konfessioone. Ebaseaduslikke sisserändajaid saab kasutada vägivaldsete jõukude kaitsmiseks, eluasemekulude tõstmiseks ja üldise võõrandumise suurendamiseks ühiskonnas. Seega, meil on varjupaigalinnad,
konservatiivid märkavad, mis toimub, kurdavad selle üle ja seetõttu saab neid tuvastada. rõhujatena. Nad teevad andestamatuid asju. Näiteks astuvad vastu islamistide levikule, ütlevad, et transnaised ei ole naised ja kurdavad tuntud ebaseaduslikest sisserändajatest kurjategijate tarbetu vägivalla vältimise üle. Nii kindlustab vasakpoolsed oma imelise, maitsva, moraalse üleoleku, kaitstes ohvreid konservatiivide kaebuste eest. See töötab tegelikult väga hästi, kas pole? Mis puudutab LGBT inimesi või naisi, keda islamistid ja moslemiühiskonnad ohvriks teevad, siis vasakpoolsed pole sellest kuulnud. Seega nad ei usu, et see nii on. Või kui nad ei saa fakte vältida, usuvad nad, et see on õigustatud. kultuuriline. Erinevus. Või mitte ainult ei ole nad moraalirelativistid, vaid nende pühendumus moraalirelativismile muutub nende moraalse minapildi keskseks osaks, kui nad mõtisklevad selle üle, et eesmärk on kaitsta ohvreid kui ajalooliselt marginaliseeritud gruppe ja võidelda ajalooliste rõhujate vastu. Igasugune vihje sellele, et see on tõsine probleem, on suure rõhuja, lääne tsivilisatsiooni, kitsarinnaline ja solvav vastuseis, mis on kõigi maailmas suurimate probleemide allikas. Ja ma pean teile lihtsalt teada andma. Ma tunnistan teile kõigile üles, et olen kitsarinnaline ja solvav suure rõhumise peale surujaja. Saad lääne väärtuste kandja. Sest ma arvan, et kui keegi ütleb sulle, et tahab sind katuselt alla visata, kallis, siis sa peaksid neid uskuma. Ja kui kellegi kogu õpetus ütleb, et me arvame, et sa oled halb inimene, siis sa peaksid neid uskuma. Ja kui sa uurid natukenegi, mida šariaadi seadus naistest arvab, rääkimata transnaistest, siis saad väga kiiresti teada, et see asi ei hakka toimima. Aga ma tean, et see paneb sind tundma end natuke vähem moraalselt üleolevana. See paneb sind tundma end veidi ebapiisavana. Ja me ju ei tahaks sinu tundeid haavata, eks ole, kallis? Ei. Nii et palun, jätka. Mine Dubais. Anna mulle teada, kui leiad endale ilusa, vapustava mehe, kes tahab toetada just sinusuguseid, selle asemel, et valida tõeliselt kauneid araabia naisi, kes seal elavad ja surevad. Taylor Lou, ja aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasid.